for this? Kooli olümpiamängud on õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid ühendav spordipidu, mis on nii hariv, innustav kui ka arendav ning järgib nii oma vaimsuse sisu kui ka rituaalide poolest olümpiaharta põhimõtteid. Aga kuidas korraldada sellised kooli olümpiamängud, mis jäävad kõikidele kauaks meelde ja kannavad kõiki neid väärtusi, mida üks kooli olümpia peab järgima? Üks kõige olulisemaid asju ongi välja mõelda huvitavad spordialad, millel võisteldakse. Näiteks võiksite korraldada koolis omanäolise mitmevõistluse. Kooli olümpial võiks toimuda 60 meetri jooksu start vanadelt puupakkudelt, nagu seda tehakse näiteks Muhumaal. Teatevõistlused pakuvad alati rõõmu nii suurtele kui väikestele. Ja miks mitte lisada programmi näiteks paigalt kaugushüppe? Kui lapsed hüppavad hooga, siis lapsevanemad võiks vabalt osaleda hoota kaugushüppes. Kui te planeerite maalähedast spordiala, siis üheks võimaluseks asendada kuulitõuge hoopis kiviaiakivi heitega. Täpsust aga saab visata läbi olümpiarõngaste. Loomulikult ei pea kooli olümpial osalema ainult lapsed, vaid aktiivset osavõttu oodatakse ka lapsevanematelt ja õpetajatelt. Kindlasti oleks meeleolukas spordiala saapavise. Ja kui teie koolis pole kõrgushüppematti, siis selle ala huvitavamaks tegemiseks saaks hüpata karjapoissi. Sellised karjamaa 10-võistluse alad võiks ideaalis sobida mõne maalähedase kooli programmi. Kõik jooksualad ei peagi toimuma staadionil, eriti värvikas ala võiks olla näiteks 300 meetri karjamaastiku jooks. Või miks mitte näiteks 60 meetri kadakatõkke jooks, kui tuleb hüpata üle kadakate. Ka erinevad täpsusmängud pakuvad kindlasti lastele palju rõõmu. Kui näiteks koolil puudub ketas, siis saab selle asendada sarapuu seibiga ja heita hoopis sellist puust tehtud ketast. Eriti värvikas ala võiks olla näiteks kaikahüppe, mis võib teinekord meenutada tõesti ka teivashüpet. Käsikutega teatejooks on paljude kooli olümpiamängude programmis. Odaviske võib aga vabalt asendada hoopis malakaviskega. Mida lennukamad ideed teil on ja meeleolukamad spordialad välja mõtlete, seda meeldejäävam on teie kooli olümpia. Aga mis peamine, tähtis ei ole nendel mängudel mitte võit, vaid osavõtt. Eesti Olümpiaakadeemia poolt välja töötatud kooli olümpiamängude idee kohaselt pole need aga lihtsalt spordivõistlused, mis on korraldatud olümpialipu all. Kooli olümpiamängude puhul on väga suur tähtsus spordivõistlusele eelneval olümpiaharidusperioodil, mille käigus saavad lapsed erinevates ainetundides teadmisi olümpialiikumise ideest ja ajaloost. Samuti on neil võimalus rakendada neid teadmisi erinevatel konkurssidel. Kooli olümpiamängude eesmärkideks on olümpiaideede tutvustamine õpilastele ja spordiharrastuse populariseerimine läbi selle, et muudetakse koolide spordielu värvikamaks. Samas ei ole kooli olümpiamängud riiklikuks ürituseks, kuhu valikvõistluste kaudu jõuavad üksnes parimad. Sel juhul jääks ju täitmata kooli olümpiamängude põhieesmärk
tuua olümpiamängud iga õpilaseni. Kooli olümpiamängude programm koosneb olümpiaharidusperioodist ja spordipeost. Olümpiaharidusperioodi kestus on ajaliselt piiramata, kuid kohustuslikud elemendid on sellised. Soovituslikult võiks olla olümpiaharidusnädala programmis. Kooli olümpiamängude spordipidu on ülesehituselt sarnane päris olümpiamängudega ja see näeb välja nagu mini-olümpia ning selle tseremooniate korraldamisel tuleb arvestada olümpiahartas kirja pandud reeglitega. Spordipeo elementideks on suurejooneline avatseremoonia, osavõtjate paraad, kooli olümpiamängude avatuks kuulutamine, kooli olümpiamängude lipp ja hümn, sportlaste ja kohtunike vande andmine, kooli olümpiamängude tulesüütamine ja mitmekesine kultuuriprogramm. Lõputseremoonial peaks toimuma Spordivõistluste täpse programmi võib iga kool määratleda ise vastavalt võimalustele, kuid programmis võiksid sisalduda mitmesugused põnevust pakkuvad eripalgelised spordialad. Ja miks mitte korraldada näiteks jõuraja võistlus, mis paneks lapsed ja lapsevanemad proovile mitmekülgsel rajal, kus tuleb nii rehvi kantida, sangpommi rebida, liivakotte tassida ja muid raskusi kanda või üles suruda. Kooli olümpiamängudel peaksid ennast hästi tundma kõik õpilased, mitte ainult kiireim jooksja ja parim hüppaja. Ehkki loomulikult ka kiiremad saavad oma tunnustuse. Oma kooli mängud peaksid tegevust pakkuma kogu koolile, nii õpilastele kui ka õpetajatele. Kooli olümpiamängude keskne osa on küll spordiprogramm, kuid tervikuna hõlmatakse mitmekesist tegevust. Kooli olümpiamängude eesmärgiks on spordi juurde tuua kõige erinevamate huvide ja võimetega lapsi, õpetada neid mõistma spordi olemust ja väärtusi, tekitada neis sügav ja püsiv huvi spordi vastu ning suunata neid ühel või teisel viisil sellega aktiivselt tegelema. Tähtis ei ole nendel mängudel mitte võit, vaid osavõtt. Olümpiale, sest siin on luba sees. Olümpiale mull kui aborigeen. Olümpiale ja kui ei võitu saa. Te pidage kõik meeles, et Austraalia on saar. Me järgmise olümpia siis teeme Saaremaa.